Tere, hea kuulaja! Algab Õpime koos 23. saade ning sinuga on Karin Tõevere ja Signe Varendi. Tänase saate külalised on Jaan Poska gümnaasiumi füüsikaõpetaja Erik Säre ning ühiskonna- ja ajalooõpetaja Indrek Pajur. Tänases sooliselt tasakaalustatud vestlusringis kuuleme, kuidas sündis meestes soov ja tahtmine jõuda klassi ette, mis on nende sihid ja eesmärgid ning mis neid motiveerib. Ühesõnaga püüame tänases saates leida salavõtit, mis tooks meesõpetajaid kooli juurde ja balansseeriks naiste ülekaalu hariduses. Tere, Erik ja Indrek! Tervist! Tere! Kui kuulata põhikooli lõpetajate seas levivaid linnalegende, siis oleme suutnud oma saatesse napsata 2 säravat tähte, kelle pärast tehakse valik astuda Poskasse. Kus on linnalegendi alguspunkt, see päris rohujuure tasand? Elik laseme teil nüüd särada ja ennast tutvustada, kus te pärit olete, kus koolis käisite ja missugused on teie erilised hetked kooliga seoses? Tervist! Esiteks on mul väga hea meel kuulda, et sellised positiivsed kõne või need legendid, et just sellised positiivsed legendid on käima läinud, et seda on rõõm kuulda. Küll aga paneb mind muretsema, et see on nii kiiresti toimunud, sest et ma olen õpetaja alles 2 täisaastat, aga juba mingisugused legendid käivad, et väga ruttu on see toimunud. Endast rääkides tulen tegelikult Tallinnast, seal üles kasvanud, aga ma teadsin, et sinna ma ei jää ja ma juba teadsin, et ma tulen siia Tartusse, teadsin seda juba väga-väga ammu. Kuidagi siinne õhustik sobis mulle paremini ja juba olin teadnud või juba teadsin, et need sammud pärast keskkooli siia sean. Nüüd aga ma olin selline keskmine keskkooli lõpetaja, kes tegelikkuses veel täpselt ei tea, mida ta tahab teha. Küll ma tahtsin piloodiks minna, küll ma tahtsin näitlejaks hakata, küll ma tahtsin teadlaseks hakata, arstiks, minna välismaale ja nii edasi. Ja lõppkokkuvõttes valisin ma sellise eriala nagu keskkonnatehnoloogia, mis oli mõnes mõttes nagu kuldne kesktee, sest et ta pakkus geograafiat, bioloogiat, füüsikat, keemiat, seega see ampluaa oli hästi lai ning mul oli 1,5 aasta pärast võimalus siis spetsialiseeruda, mis tähendab, et ma olin endale võitnud 1,5 aastat mõtlemisaega juurde. Ja toona spetsialiseerusin ma siis geoloogiale või siis kaldkriips geofüüsikale. Ja bakalaureuse lõpetasingi siis geofüüsikuna, kuid selle bakalaureuse ajal olin ma hakanud käima ka juba USA's raamatuid müümas. Mõned noored teevad seda, kes ülikoolis on. Mina olin üks neist. Ja see andis mulle nii palju enesekindlust ja eneseusku juurde, et minu tuleviku tee ja tuleviku töö on seotud inimestega. Sest et ma sain seal väga hästi hakkama ja see oli kõik seotud inimestega. Ühtlasi kinnistus minus see teadmine juba ka, et teadlaseks ma ei hakka, sest et see on natukene selline minu jaoks tundus, et on võib-olla liiga kuivem. Ja seega ma vaatasingi, et okei, näitleja minust ei saanud, piloodiks ma ei saanud või ei hakanud. Samas, ma tegelen juba rohkem selle teaduse poolega, mis mulle niikuinii meeldib. Ja siis ma ühendasin tegelikkuses kõik need, milleks ma lõpuks tahtsin saada. Ma ühendasin selle, et ma saan midagi või kedagi juhtida. Ma ühendasin selle, et ma näitlen niikuinii päevast päeva. Ma ei näitlen. Ja teen seda loomulikult siiralt, et ma ei mõtle siin, et mitte siiralt. Ja ma sidusin ka selle teaduse huvi, sidusin selle, et mulle meeldib olla ka tähelepanu keskmes, sidusin väga palju neid enda justkui hobisid, mis mulle nii juba meeldib teha. Ja lõppkokkuvõttes leidsingi selle õpetaja tee, sest ma saan tegeleda siin oma hobidega. Ja kus kohas ma selle tee enda jaoks selgeks mõtlesin, oli Kaitsevägi. Huvitav küll, sest et Kaitseväest tuli meil teinekord ette situatsioone, kus ma olin metsas, pidin patrullis olema, kesköö, -10 kraadi, 2 tundi veel minu patrulli aega ja siis vahin sinna pimedasse tühjusesse. Näen juba kas hallutsinatsioon või mis iganes, okei, see on nali. Aga seal oli aega mõelda. Seal oligi aega mõelda, istuda maas, mis siis, et tagumik on märg ja külm juba, aga ikkagi istusid maas, mõtlesid ja seal siis nii-öelda kõik need erinevad liinid, mida ma olin mõelnud, seal nad kuidagi jooksid kokku.
Et seal kuidagi see asi kinnistus ja see kuidagi nii andis endast mõista, jah, see on õige, see on nagu õige asi, mida sa võiksid teha. Ja sealt edasi läksingi siis kohe magistrantuuri ja jõudsin siia, kus ma olen. No Indrek, kuidas sinuga on, et millised kaalukausid sul tuli enne siia kooli jõudmist läbi kaaluda ja kus sa siis täpselt tuled ka? Ma pean ausalt ütlema, et mul erilisi kaalukausse kui selliseid ei olnud, et ajalugu on mind alati huvitanud, see, et ma ajaloole ja ajalooga seonduvatele asjadele soovin keskenduda, see oli minu jaoks juba üpris varakult selge ja siis selle ajaloohuvi realiseerimisvõimalus koolis iseenesest ka üsna varakult juba sellise tuleviku perspektiivina ühe võimalusena siis pähe võetud, et kui nüüd algusest pihta hakata, siis ma tulen Tartust ja olen Tartus, aga iseenesest alustasin Veeriku koolis, Veeriku kooli järel jätkasin Treffneris ja Treffneri järel jätkasin Tartu Ülikoolis. Ma pean muidugi ausalt ütlema, et kui mul oleks olnud 0,7 punkti rohkem, siis ma tõenäoliselt ei oleks ajalugu õppima läinud, siis ma oleks läinud juurat õppima. Aga tollel hetkel, kuna ajalugu variandina on mind alati huvitanud, siis see, et ma juurasse minna ei saanud, iseenesest ei tekitanud minus suurt siis kurvastust. Aga siin Eerik esitas väga põnevaid ja selliseid toredaid pidepunkte ja neid siis otsustushetki, et ma tõesti pean kurvastusega tõdema, et mul võib-olla nii põnevaid otsustuse hetki või kaalukeeli või selliseid asju ei ole olnud, et üks asi, mida ma küll mäletan, on see, et see oli juba kunagi aastal 94 või 95, kui ma veel viimast aastat lasteaias olin, ja seal oli mingisugune selline iseseisev töö, et igaüks pidi endast midagi rääkima, et stiilis midagi, et mitu last või teil perekonnas on ja mida su isa teeb ja mida su ema teeb ja umbes, et kelleks sa ise saada tahad. Ja seda ma mäletan küll, et ma juba lasteaias sellele mingisugusele A5 paberile lasin kasvatajal trükitähtedega kirjutada, sest ma ise siis normaalselt kirjutada veel ei osanud, et ma tahan ajaloolaseks saada. Et no, ütleme niimoodi, et päris ajaloolaseks ma ei ole saanud ja tõenäoliselt ka ei saa, aga ma ei tea, võib-olla kunagi tuleb huvi peale ka sellist tõsisemat teadust teha, ja iseenesest see tegevus kooliõpetajana, selles mõttes mul on ka seal valdkonnas üsna siis pikka aega selline nii-öelda eeskuju olemas olnud, keda mul on võimalik üpris lähedalt jälgida, et see eeskuju on siis tulnud mu vanaemalt, kes 42 aastat õpetajana töötas enne, kui siis pensionile läks, et selles mõttes ma olen seda õpetajatööd ka nii-öelda siis lähemalt mõnes mõttes näinud ja ei tundunud midagi liiga hullu. Kui veel siia lõpetuseks veel nüüd mingisugune lõbus lugu üritada leida, siis selle lõbusa loo võiks leida 2007. aasta siis 22. juunist või oli ta, 22. juuni, kui meil oli siis kunagi Treffneris siis 12. klassi lõpuõhtu ja siis sellelt lõpuõhtult võtsid osa ka siis mõningad eriti valitud õpetajad, kes siis ka meiega siis seal õhtu päris hiliste tundideni vastu pidasid ja siis ma nii mäletan, et ma ikka pean ajalooõpetajaks saama, kinnitasin ma siis tollasele ajalooõpetajale, et ma ikka pean ajalooõpetajaks saama, sest mulle on jäänud mulje, et Eestis veel häbiväärselt palju liigub ringi neid inimesi, kes endiselt usuvad sellesse, et Eesti liitus Nõukogude Liiduga vabatahtlikult, mitte ta siis ei okupeeritud. Et senikaua, kuni leidub inimesi, kes ei tea, et Eesti okupeeriti aastal 40, et senikaua on siin tööd teha veel küll. Et tõenäoliselt minu aeg ja jõud saab enne ümber, kui mina selle töö üksi tehtud saan, aga loodetavasti teised vastava valdkonna inimesed aitavad sellega kaasa ja siis selle väikese info siis lünga võib-olla meie uuema aja ajaloos suudame ära täita. Aga mis teid õpetaja ameti juures kõige enam innustab ja köidab? Vot see on hea küsimus, sest et see on vastuseks küsimusele, miks me siin oleme. Ja
ma arvan, et selle vastuse vastamiseks võib kuluda väga palju aega, seega ma proovin leida selliseid üksikuid noppekohti, mida ma ise välja toon. Mis mind innustab ja köidab kõigepealt on õpilased, sest et minu elu eesmärk on aidata teistel inimestel jõuda enda eesmärkideni. Ja seega samm-sammu haaval iga päev kasvi pusletükikese võrra proovin mina nende maailmapilti positiivsemaks, täiuslikumaks, mõtestatumaks ja igas mõttes täiulikumaks teha. Ma saan seda teha täpselt pusletükikeste kaupa, aga ma tean, et ühe inimese väljakujunemine võtabki aega ja ma ei ole selle tõttu kannatamatu, vaid ma olengi kannatlik. Seega näha, kuidas nad arenevad või et kuidas nad lähevad sinu ainesse niivõrd sisse, sest et kui mina armastan seda, mida ma teen, siis nad näevad, et ma armastan seda, mida ma teen. Ja lõppkokkuvõttes nad armastavad ise, mida nad kõike siin teevad, sest et neil on hea olla selles situatsioonis. Ja kui nad näevad, et õpetaja ise tõesti fännab ja õpetajale ise väga meeldib see, mida ta teeb, siis nad on rohkem avatumad ja nad võtavad seda infot rohkem vastu. Nad on rohkem vastuvõtlikumad, kui see seis on turvaline, kui neil on hea olla. Loomulikult ka mingisugune diktatuur võib teatud kontekstis toimuda, aga see ei ole minu eesmärk. Minu eesmärk on pigem tekitada selline vabam õhkkond. Seega, mis mind innustab, on kindlasti näha, kuidas nad vaimustuvad, kuidas nad arenevad, kuidas neil tekib küsimusi ja kuidas nad ise uurivad. Kuna ma õpetan füüsikat, siis füüsika on minu arvates fantastiline aine kirjeldamaks seda, kuidas maailm meie ümber toimib. Seega, kui ma näen, et nad tunnevad huvi, nad küsivad, nad toovad küsimusi, mida nad näevad koolist väljaspool, nad toovad selle tundi, meil tekib diskussioon. Või kui nad saadavad mulle kell 11:30 õhtul küsimused, õpetaja, ma olen selle peale nii palju mõelnud ja ma ei saa aru, kuidas see töötab niimoodi. Ja siis, kui ma sellele vastust ei tea, siis mõne tunni pärast juba tean, sest et teinekord on need küsimused nii ägedad ja küsitakse asju, millest ma tõesti ei oskagi nii hästi veel selgitust anda, siis see tähendab ka seda, et mina arenen selles momendis. Seega koos nendega arenen ka mina, et see innustab mind küll. Ega siin ei ole ausalt öeldes väga palju lisada, et tegelikult Eerik neid erinevaid olulisi momente tõi juba nii palju esile. Ma ise võib-olla veel lisaks sellele on võimalus tegeleda pidevalt just nimelt selle asjaga, mis sulle endale huvi pakub. Sest tõenäoliselt keegi ei valiks selleks õpetatavaks aineks sellist ainet, mis teda üldse mitte ei huvita. Aga kui sa teed mingisugust muud tööd, milliseid ka maailm on täis ja mida tuleb ka teha, et maailm toimiks, siis väga lihtne on näha seda, et inimesed jõuavad tegema midagi sellist, mis neid tegelikult üldsegi mitte ei huvita. Ja mida nad lihtsalt teevad sellepärast, et midagi on ju vaja teha. Aga kui sa oled selles mõttes õpetaja, siis sa ikkagi saad nii-öelda selle teema saad ju ise valida. Ja sealt edasi juba kõik täpselt need samad asjad, millest Eerik rääkis, et sa ei taha ju oma õpilastest lollim olla. See motiveerib jubedalt ise kogu aeg pingutama ja mõtlema, et mis seisukorras isiklikud teadmised on. Ja tõesti, need on rõõmuhetked, kui keegi tuleb temaatilise küsimusega, kui keegi tuleb näiteks pärast tunde ja uurib seda, et aga õpetaja, te siin näitasite mingisugust allikat, et kus seda saab, et ma tahaks ka natukene selle kohta lähemalt kodus vaadates jäi mulje, et seal on näiteks mu vanaemast ka midagi kirjutatud või midagi sellist, et kui seal tõesti on need hetked, kui sa näed, et keegi tahab asjast kinni võtta ja veel ise edasi minna, et siis see on äge. Tahaksin lisada ka seda, et õpetajana sa ei saa kunagi end tunda mugavalt. Sa ei saa jääda enda mugavustsooni. Kui sa jääd enda mugavustsooni, siis oled sa juba degradeerumas, siis oled sa nii-öelda erosioon toimub. Aga sa ju ei tahagi ennast mugavalt tunda. Ja mida ma selle all ka mõtlen, on see, et sa pead kogu aeg edasi arenema. Sa ei saa jääda toetuma oma sellele vanale vundamendile, sest see maailm ja ühiskond kõik areneb siin juures ja füüsika eriti, iga päev loen jälle midagi uut. Kui mitte iga päev ma ei loe midagi fenomenaalselt uut, siis protsess säilib, ma õpin pidevalt ja kogu aeg. Ja mis mulle ka Tartu Jaan Poska gümnaasiumi juures äärmiselt meeldib, on see, et meil on võimalusi ka täiendkoolitusteks, enese arendamisteks, meil võimaldatakse neid ressursse, sest äsja oli just, Indrek võib-olla räägib lähemalt, aga tema tuli tagasi Erasmus+ programmiga Firenzest.
ning mina käisin Firenzes selle sama Erasmus Plussiga augustis. Nii et 2 meesõpetajat, me nüüd kahekesi saime käia küll erinevatel aegadel, aga Firenzes Erasmus Plus raames ennast koolitamas, täiendamas. Ja loomulikult see on siis ka väike selline plusspunkt ka sellisele õpetaja kuvandile, et me saame käia ja seda võimaldatakse. Mina olin seal Firenzes rohkem nagu selline Eesti mainekujundaja, sellepärast, et kuna teemaks oli selline digivaldkond ja Mobla äpid või siis tabletitele äpid, mida siis õppimises kasutada, siis põhimõtteliselt, kuna Eestis see digihüpe on juba nii ammu pihta hakanud ja nii kaugele jõudnud, vähemalt siin meil Poskas on, siis ütleme niimoodi, et võib-olla selle kursuse siis nagu teema osas ma nii väga ei arenenudki, sest suht palju oli juba tuttav või väga kiiresti omandatav. Et küll muidugi see ajalugu, mida selle taustal seal linna ja Itaalia ja kõike selle kohta sai, see oli muidugi suur väärtus, mida siit Eestist ei saaks. Aga tõesti jah, see, et see õppimise teema, et see viib jah mõtted sellele, et õpetaja töö oleks tõesti ju palju meeldivam näiteks kuidagi selliselt, et kui ütleme 6 aega teed koolis tööd ja siis selle järel lähed ütleme nädalaks ajaks ise kuhugi nii-öelda kooli või kus iganes sa nädal aega siis keskendudki 8-5 või mis iganes selleni, et jälle ise siis mingis valdkonnas targemaks saada või areneda. Te olete sellised innustunud õpetajad, õpilased innustavad teid, eks ju, kogu aeg, et millised on teie suured plaanid, et mis teil mõttes on, et nii, seda peaks tegema, kasutades ära tehnoloogiat või teisi inimesi või mingid projektid, värgid. Ma natuke Eerikult juba kuulsin, et tal on midagi füüsikaga seoses, füüsika oma kanal luua. Tõepoolest, Eesti Füüsikaseltsiga on meil koorunud plaan panna siis selliseid füüsikakatseid, füüsikasimulatsioone ka videosse. Seega meil on Eesti Füüsikaseltsiga plaan tulevikus teostudagi siis teha YouTube'i videosid. Ja siis tõesti selle tulemusena ka jätta ka ennast salvestada minevikku selles mõttes, vabandust, tulevikku just nimelt, et ka tulevikku mina saan vaadata, kuidas minevikku mina üritas midagi siis teistel selgeks teha ühel või teisel moel. Jah, sest et tehnoloogia võimaldab seda. Ta võimaldab meil midagi teha ning seda rohkematele inimestele jagada, kui me päris elus ise isiklikult jõuaks. See võimalus on olemas. Mul ei ole nüüd otseselt plaan nii-öelda YouTuberiks hakata. Ei, meil on lihtsalt Eesti Füüsikaseltsiga plaan mõned sellised kuivemad peatükid, mis on õpikus, tuua rohkem visuaalselt välja. Ja teadust populariseerida. See on alati väike lisaklausel juures meie tegevusel. Vähemalt Eesti Füüsikaseltsiga. No tänapäeva noored mulle tundub õpivadki kõike YouTube'ist, kaasa arvatud mina. Kui me siin seda taskuhäälingut alustasime, siis me ei teadnud ju nendest mikritest mitte midagi. YouTube'i läheb sisse how to ja juba tulevad need videod, et ma kujutan ette, et see saab kindlasti väga populaarseks just tänapäeva õpilaste seas. Ja loodame. Samas nüüd ka sellise õpetajana, kes on näinud seda mineviku õpetamist ja tajub, missugune on see tuleviku õpetamine, et sellega kaasnevad ka teatud omad hirmud, et kui see on kõik nii lihtsasti inimestele kätte saadav, kui on how to, siis see teeb inimesed taaskord niivõrd mugavaks, sest et see info, mida ta otsib, on ühe kliki kaugusel, ta ainult tarbib. Ehk siis meist arenevad nii-öelda samm-sammult välja mitte tippkiskjad, vaid tipptarbijad. Ja see muudab meid taaskord minu arust veidikene mugavaks, et seetõttu ma ei ole üldse vastu sellele, et meil on olemas need YouTuberid ja need YouTube channelid, sest et mul on rohkem kui 40 kanalit, mida ma jälgin, enamus neist on seotud minu tööga, minu hobidega, loomulikult. Kuid siiski seda tuleb teha tasakaalukalt ja me peaks suutma sellele YouTube'ile leida mingisugust võrdväärset konkurenti, mis võib-olla ei võistle niivõrd selle visuaalsega, vaid mingil muul moel, et ma tajun, et meil on vaja mingisugune muu ruum tekitada ka. Samas me peame aru saama, et mil moel toimub inimese ajus õppimine, sest et kui ta lihtsalt tarbib niimoodi, et tema ajus ise visualisatsiooniprotsessi ei toimu, vaid see kõik toimub mingil ekraanil, siis kusjuures ta ei olegi nii väga otseselt enam õppija, vaid ta on selline jälgija, kuulaja, siuke passiivne infosaaja. Need palju tugevamad seosed seal ajus tekivad ikkagi siis, kui sa aktiivselt seda
ise ühe ja teise ja kolmanda nurga alt vormid seda teadmist, vahepeal tekitad sinna teatud nüansse juurde, õpid midagi uut juurde, siis tekib selline, seal ise selle pudruga mängides tekib ikkagi see pilt terviklikum ja tugevam. Et me peame siin võrdlema, mis on see kvaliteet sellisel pealtnäha küll lihtsal tarbimisel ja võrreldes sellega, et kui ta ise aktiivselt õpib ja selleks protsessiks rohkem vaeva näeb, kui lihtsalt silmade pilgutamine iga mõne minutidega. Sa õppisid seda ümberpööratud klassiruumi meetodit kasutama ka, kus siis õpilased kodus õpivad ette teooria osa ja tulevadki sinu tundi, kus nad siis saavad selle teadmisega mängida, vormida ja katsetada, et kuidas sul läheb sellega? Kas need YouTube'i videod on ka üks osa sellest, et annad sa lastele näiteks ülesande? Annan küll. Kuna ma siis seda vundamenti loon, kuidas seda klassi siis kõige edukamalt ümber pöörata, siis tõepoolest olen katsetanud seda, et annan YouTube'i videosid neile ette ja siis nad tulevad ja me alustame oma tundi aruteluga. Aruteluga, et ma tulen siia arutelude juurde korraks tagasi, et see on hästi suur aspekt, mida ma enda tundides promon, sest et ma adun, et selline argumentatsiooni võimekus kui seesugune tervikuna on hääbumiskursil. Ja seetõttu see on ka siuke minu väike missioon, mida ma südames tunnen, et see tuksub mul, ma proovin inimesi saada rääkima. Ja üks esimesed nädal-2, kui ma kohtun täiesti uue klassiga, see võib nende jaoks tunduda või pisut võõras, et õpetaja palub või õpetaja kogu aeg ärgitab neid rääkima, aga samas, kui nad sellega ära harjuvad, hakkavad nad rohkem avanema ja sellest saavad ühed kõige ägedamad tunnid. Olgugi, et tõepoolest ma pean tunnistama õpetajana, et see tähendab, et me kaldume mõnikord teemast kõrvale, aga oskusliku õpetajana suunad sa seda mingit moodi ikkagi õigle rajale tagasi. Aga see, et ma tajun, et see argumentatsiooni võimekus on hääbumas ja meil on vaja seda rohkem juurutada ja me saame seda kas või pusletükkidena iga päev natukenegi taas esile tuua. Seega seda ümberpööratud klassiruumi saab kasutada mitmel moel, mina kasutan seda selleks, seni olen kasutanud, et neil on materjal olemas, mida nad iseseisvalt omandavad ning seejärel toimub meil argumentatsioon. Sellisel moel olen ma seda kasutanud küll. Mul on kindlasti veel aspekte siin juurde õppida, kuidas seda veel efektiivsemalt teha või mis muid nüansse selle juures ära kasutada. Kuidas sul, Indrek, on? Kas sul on mingi mõte, et peaks selle asja veel ära tegema, et siis see ajalugu jõuaks rohkemateni, see innustaks õppima? On sul mingeid mõtteid, võib-olla et lood ise mingi äpi, näed mingit niisugust visiooni silme ees? Ma ausalt öeldes mingi hetk, ja see oli juba enne seda, kui ma sinna Erasmus Plus koolitusele läksin. Ja tegelikult ma isegi mõtlesin küll, et peaks mingisuguse siukse äppi kokku laskma laduda, et ise annad sisu ja keegi teine teeb kujunduse, et kus enam-vähem saaks võib-olla stiilis isikuid, aastaarve, midagi sellist, mingisuguste flipkaartide või mingi siukse asja abil korrata, aga kuna ma pole ausalt öeldes päris täpselt mõelnud, kes selle teostuse ära teeks, siis sellega ma ei ole kaugemale praeguseks jõudnud, aga mille peale ma veel kunagi mõtlesin, ja see mõte käis rohkem läbi siis, kui meil siin koolis jälle oli üks diskussioon sellest, et kuidas seda õppetööd rohkem sinna e-maailma viia. Siis ma mingi hetk mõtlesin et tegelikult mul ei oleks iseenesest mitte midagi selle vastu, et sellest, mis ma siin tunnis teen, et teeks mingisugused videoloengud, mille taustale saaks siis näiteks mingid Moodle testid luua, et ülikoolis ise olen teinud mingeid kursusi, kus on asi just niimoodi lahendatud, et on mingisugune videoloeng, siis on mingi jupp teksti ja siis kõige võtab kokku üks test Moodle'is, et ma iseenesest mõtlesin, et mul oleks kuigi mingit probleemi nende ühiskonna asjadega näiteks samamoodi teha, aga lihtsalt jällegi, kui me ka koolis siin selle üle arutasime, siis just see küsimus, et kust selle jaoks see ajahetk tuleb, kui selleks nii-öelda eeltööd teha ja siis ka seda eeltööd lõpule viia, et siin paralleelselt kõige sellega, mis siin koolis igapäevaselt toimub, leida see hetk, kus sa nüüd selle mingi uue asja ka veel teed, et see on jube keeruline. Et see on jube keeruline, sellepärast, et kogu aeg midagi toimub. Kogu aeg on see järjekordne kiri sind sealt stuudiumis ootamas. Õpetaja ei saa jääda mugavaks. Aga mis siis koolis põnevat toimub? Et rääkige sellest, milline on ühe meesõpetaja argipäev? Meesõpetaja argipäev algab sellega, et ärkab üles ja tegeleb elementaarse hügieeniga. Seejärel
meesõpetaja vaatab, kas tema veresuhkrutase on piisavalt kõrge või ei ole piisavalt kõrge ja kui see on piisavalt kõrge, siis on ta rahulik, aga kui see piisavalt kõrge ei ole, siis ta teostab vastavaid toiminguid, et see veresuhkrutase saavutaks mingisuguse stabiilse taseme tema veres, et tal oleks hea ja normaalne tunne minna edasi. Seejärel meesõpetaja saabub kooli, viib rõivistusse ära oma üleriided ning astub sellesse fantastilisse tegevuskavva ja olustikku nimega kaos, nagu meil siin toimub, aga see on kõik positiivne, see on ainult rõõm ja muusika meie kõrvadele, kui sa tuled koridori, kus on sees noorte inimeste kilked ja naerud ja vahel ka pominad ja vahel hirmust värisemised ja kõik siia juurde. Nii et see on muusika meie kõrvadele. Edasi toimub meesõpetaja töö selliselt, et ta on tähelepanu keskmes järgmised 3, 4, 5, 6 tundi. Mees naudib seda tähelepanu keskmes olemist ja seejärel, kui ta on tähelepanu keskmes olnud ära need 3, 4, 5 tundi, siis on tal muid tegevusi, mida tuleb sooritada, teostada, kuid taaskord tuleb meeles pidada, et veresuhkrutase võib taaskord olla langenud äärmiselt madalale tasemele, mis tähendab, et tuleb minna ennast täiendama. Seda me saame teha teatud institutsioonis nimega koolisöökla. Ja see on fantastiline koht, kus meesõpetaja tunneb ennast äärmiselt hästi. Siis järgneb meesõpetaja tööle igasuguseid muid toiminguid, mida õpetaja töö võiks ette endas näha, olles selleks siis kas mõned tööde parandamised, mõned kirjavestlused, mõned uurimistööde komisjonid, mis meil siin hetkel käimas on ja muud siia juurde. Kuid meesõpetaja tunneb ennast üldjuhul hästi, sellepärast et ta on saanud olla tähelepanu keskmes, ta tunneb ennast isa lõvina, saab minna koju, saab minna puhkama, kuid puhkus sellega tegelikkuses ju meil ei alga, sest et loomulikult mingisuguseid aspekte tööst tuleb meil ette ka õhtu jooksul kodus, kas midagi uut valmis mõelda, valmis meisterdada, valmis planeerida ja siis tuleb viia täide see teostus ja mõte koos. Ma suuresti nõustun kõige sellega, mida Eerik ütles, täpselt niimoodi see on. Lihtsalt võib-olla söökla kohta veel lisaks niimoodi naljaga pooleks seda, et kui nii mõnigi kord mult on küsitud, et no mis täna tööl kõige põnevam või meeldivam asi oli, siis ma olen neile vastanud, et täna oli sööklas eriti hea söök. Ma ei oska ausalt öeldes nii väga võrrelda, et mille poolest meesõpetajate päev võiks naisõpetajate päevast näiteks väga palju erinev olla, selles mõttes, et siin meie koolis me isegi kasutame täpselt sama vetsu. Veel isegi ei ole seda erinevust, et ja ainult õpetajad, mitte õpilased, vaid õpetajatel. Aga iseenesest jah, et päevad nagu päevad ikka, aga päevad, mis jätkuvad kodus, mitte ei saa kooli ruumidega läbi. Mulle isiklikult see meeldib. Mulle meeldib teha seda, mida ma hetkel teen ja ma tajun, et see energia, mida ma investeerin, on hästi investeeritud energia ja õigesse kohta. Mulle meeldib see päev, kui ma jõuan koju või kui ma olen seal kodus ja ma mingil hetkel panen pea padjale, ma olen tänase investeeringu teinud õigesse kohta. Mulle meeldib see tunne. Nii et seetõttu see päev algab see niimoodi, et sa tõused üles ja lõpeb niimoodi, et sa lähed magama, kuid see, mis siia vahele jääb, on äärmiselt põnev, mitmekülgne, see ei jäta sind mitte kunagi mugavustsoonis, see ei võimalda sul muutuda mugavaks, sa oled sunnitud kogu aeg arenema, aga sa teed seda hea meelega, sest et sa tegeled enda hobidega, sa tegeled sellega, mida sa oled valinud ja see on äge. See ei ole igav, siin ei teki igavusmomente ja seetõttu ma tunnistan ausalt, ma ei saa aru, miks rohkem noori inimesi õpetajaks ei tule, sest et see on niivõrd mitmekülgne ja äge. Ma lisaks veel juurde seda, et see õpetaja amet on kuidagi siuke huvitav amet, et isegi siis, kui sa öösel oled võib-olla ainult 4 tundi maganud või midagi sellist, siis too aeg, kui ma olen seal klassi ees, tahvli ees millestki seletan, siis ma ei tea, ma ei tunne ennast üldsegi mitte väsinuna, kuidagi kõik see teadmine, et siin pole õieti võib-olla magamiseks aega olnud, et seda ei ole lihtsalt, ei ole väsimust, ei ole mingit loidust, aga siis ongi umbes niimoodi, et enam-vähem kui viimane tund saab läbi, viimane õpilane läheb uksest välja, siis istud oma tooli maha ja siis on korraga niimoodi, et nagu oleks tina täis mingisugune kott selga vajunud, et siis nagu see kuidagi jõuab kohale, aga siis korra nagu hingad sisse välja, lähed koju,
vaatad natuke ringi ja siis avastad, et aga nii palju on ju veel teha ja tegevus jätkub ja siis ühel hetkel, kui öösel magama hakkad minema seal 1-2 paiku, siis veel viimased mõtted on sellega seonduvad, et mis ma hommikul neile esimese asjana ütlen. Kui tuleb teinekord arutelu sellises ringkonnas, kus sind veel ei teata. Ja siis sa ütled seal julgelt mingil hetkel, siis kui tutvustamise kord on jõudnud sinuni, siis sa ütled, tervist, mina olen Eerik ja ma olen õpetaja, õpetan Tartu Jaan Poska gümnaasiumis füüsikat. Siis natuke mõeldakse ja öeldakse, et oi, väga hea, Eestis, meil on meesõpetajaid nii palju vaja, ikka väga hea, et sa ikka nagu mina ei ole kuulnud sellist asja, et mis asja, sa oled õpetaja, miks sa seda endaga tegid? Mina olen pigem seda näinud, et seda võetakse väga positiivse sammuna, kui noored mehed lähevad. Sellele vaadatakse väga positiivselt otsa, selliseid inimesi oodatakse ja ühiskond ootab ka. Ja õpilased ootavad ka. Nii et sina tunned, et õpetaja maine ei ole enam see, mis ta võib-olla siin mõned ajad tagasi oli, et õpetajal maine on hea ja õpetajaks tahetakse minna? Mina ei ole olnud õpetaja mõned ajad tagasi. Mina ei suhtunud õpetajatesse selliselt võib-olla nagu see kuvand võis olla mõned ajad tagasi. Mina tean õpetaja kuvandit sellisena, nagu mina seda tajun. Ja mina tajun ainult positiivsed. Mina ei ole seda negatiivsest mul ei ole seda ette tulnud. Võib-olla on see ka seotud sellega, et ma olen täiskoormusega õpetaja alles 2 aastat, kuid sellegi poolest see on, vähemalt minul on see ainult positiivne seni olnud. Seega mul puudub võrdlusmoment, mul on see, mis on hetkel, see kogemus. Aga ometi just sellel aastal ilmus Guido Meritsa raamat Kas saab vaikust minu aasta meesõpetajana ja raamatu sissejuhatuses on selline tekst, et raamat räägib ühest välja surevast ning ohustatud liigist Eesti ühiskonnas. See on meesõpetaja meie koolides. Ometi kuulates teid, vaadates, oled 2 noort meest ja minu hinnangul üsna elujõulises vormis, hoolimata sellest, et te magate vähe, on ju. Et miks siis seis on nii nukker, miks on noori vähe koolis, sest keskmine õpetaja on ju ka vananev naisõpetaja ja miks mehi nii vähe on? Võimalik, et siin on küsimus ka selles, et lihtsalt väga paljude meeste jaoks, kes kõik on ju vähemalt 9 klassi ikka mingit pidi läbi lohisend või enamuse sellest 9, siis neile ikkagi on jäänud see mulje, et õpetaja amet, et see on siuke naiste värk, et see värk on kunagi juba varasemalt niimoodi sinna kuhugi pähe ladestunud, et see töö eelkõige võiks siis olla naiste jaoks või hea küll, kehalisõpetaja, tema puhul saame aru, et kui tema on siis aga sa oled ajaloolane, esimese Eesti Vabariigi ajal oli ju meesõpetaja see stereotüüp. Muidugi, aga see muutus tõenäoliselt ongi kunagi seal nõukogude ajal siis vist toimunud, et varasemalt oli muidugi koolmeister, 19. sajand. Õpetaja tähendas koolmeistrit, mis siis tähendas seda, et seal kuskil on mingisugune mees või mitu meest. Ja aga 20. sajandi alguses absoluutselt see oli niimoodi, et õpetaja Laur ei olnud õpetaja Laura, oli õpetaja Laur, kes siis ütles, et te pool kui tervet ei jõua ja nii edasi. Aga jah, see vist kunagi nõukogude ajal läks siis niimoodi paigast ära. Aga tõesti see, et õpetaja positsiooni mõistmiseks ja et miks seda võib-olla nii palju siia valita, et kus see on tulnud, et inimestel oleks kindlasti väga valgustav vaadata neid õpetaja töötasu sätestavaid määrusi, mis kehtisid veel näiteks nii ütleme 5-6 aasta eest, et kui palju siis õpetajatele nende töö eest seda tasu võimaldati ja arvestades seda, et see töömaht ei olnud iseenesest tollel ajal väiksem, vaadates, et kui palju see palk veel isegi nii öelda 5-6 aastat tagasi väiksem praegusega võrreldes on, siis arvata võib, miks vähemalt tollel ajal levis nagu ikkagi hoiak, et see, kes läheb õpetajaks, see on põhimõtteliselt mingit pidi nagu rumal, sest ta ise lukustabki ennast sellisesse seisundisse, et ta on see vaene tegelane. Ma tunnen ka seda, et miks on vähe meesõpetajaid, ongi see, et meil on mingisugused vanad mustrid, mida on lihtsalt keeruline meil niimoodi laiali lammutada. Küll, aga see pole võimatu. Sest et ma tajun, et noortele meestele on sellist vähe eeskuju. Vähe on neid meesõpetajaid, kes sellist head eeskuju jätavad.
Küll aga kui neid on ja see positiivne eeskuju on olnud, kas näiteks minul Ivo Raenok, minu kehalise kasvatuse õpetaja, et kui selline positiivne kogemus on olemas, siis ma olen täiesti kindel, et õpilased, eriti poissõpilased, ka mõtlevad selles suunas, et miks mitte. Sest näiteks ma tajun seda, et mina olen pannud osasid noori mehi, keda ma õpetan, ma olen pannud neid mõtlema selles suunas. Et see on valik vähemasti. See on valik. Et ma olen vähemalt mingisuguse küsimärgid neile õhku tekitanud, ma olen nende jaoks vähemalt enda arvates edukalt lammutanud selle paradigma, et õpetamine on ainult naistele, sest et nad näevad, kuidas ma seda tööd naudin, kuidas mulle see meeldib ja rahaliselt on see täiesti okei, vähemalt noore mehena ja nii edasi, et ma ei näe siin nagu seda murekohta, pigem ma näen lihtsalt seda, et meil on tarvis tööd teha selle nimel. Meil on seda võimalik teha. Mina siinkohal lisaks veel seda, et toetan täielikult seda seisukohta, mida meie koolidirektor siin-seal vestlustes ikka siis väljendab, et kooliõpetaja palk peaks olema 2000 eurot, siis oleks selge, et kooliõpetajad oleksid need inimesed, kes on ka tõsised ja pühendunud professionaalid ja siis juba saaks selgelt ka rohkem valida, et kes mida ja kus teeb. Sest hetkel tõepoolest, kui ma vaatan enda kursuse kaaslaseid, kellega meil õpetajaks õpingud koos olid, siis need olid hästi tugeva missioonitundega inimesed. Tõepoolest, et praegu need õpetajad, kes peale kasvavad, need on sellised hästi tugeva missioonitundega inimesed. Küll aga tõepoolest see palgakasv, mis hetkel on toimunud, see on toimunud väga õiges suunas. Me sammume paralleelselt Eesti keskmise palgaga, me sammume sellele kord lähemale, võib-olla kord jääme sammukese tahapoole, aga me oleme väga õiges suunas liikunud, et mina näen, et see lähitulevik õpetajana töötasu seisukohast ei ole isegi väga miinus enam. See on täiesti normaalne ja enamgi kui keskmine mingist hetkest alates. No sinna enamgi veel hetkele lähedale jõudmiseks läheb veel aega, aga vähemasti hetkel võib vist öelda, et enam see vahe nagu negatiivses mõttes ei kasva, et ütleme, et pigem siis nagu väheneb. Aga jah, et tõenäoliselt ajakirjanduse või mis iganes muu värgi kaudu masside alateadvusesse taotud infokild, et õpetaja võrdub keegi, kes saab vähe raha. No tõenäoliselt, et kui sa valid, et mida sa tegema hakkad, siis kuskilt see ikka kargab välja. Selles mõttes, et Eestis on ju selline püha kolmainsus, õpetajad, päästjad ja arstid, kelle palkadest räägitakse nõrkemiseni, mis iganes valimised parasjagu on esiplaanile siis tulemas. Ja arvata võib, et siis rahva mällu sööbib õpetaja kellegi sellisena, kes on enam-vähem vaestemaja kandidaat ja vaevalt, et siis tahetakse endale sellist asja siis tulevikuks võtta. Õpetaja kuvand, see on orgaaniline muutus, me ei saa seda forsseerida, seda muutust peale. Me ei saa forsseerida inimestele uut mõttelaati peale inimestest kui õpetajatest või õpetajatest kui inimestest. Ma arvan, et see on orgaaniline, seega see muutub ajas vastavalt sellele, kuidas ühiskond muutub. Et ma ei näegi siin väga seda, et me peaksime uusi neid mõtteid peale suruma, aga ma arvan, et see läheb õiges suunas niikuinii. No mulle iseenesest sobib ka see, et kui tuleb noori naiskolleege, tingimata ei pea mehed olema. Et ma sain aru, et probleem laiemalt pidi olema ka selles, et noori üleüldse vähe sinna koolimaja poole tuleb. Ja tõesti, kui siin neid numbrid, mida esitatakse, on umbes sellised, et mingitel aastatel ei lähe füüsikaõpetajaks mitte ükski inimene õppima, siis ma ütlen, et varsti on probleem päris huvitav ja päris suur, et ootame põnevusega. Ma arvan, et üks moment, millele meie kui meesõpetajad saame praegu keskenduda, on see, et me teemegi enda tööd lihtsalt niivõrd pühendumuse ja armastusega, sest et õpilased näevad seda. Ja kui nad seda näevad, see paneb neid mõtlema, ta tunneb ennast hästi, ta on edukas inimene, ta tajub, et ma olen edukas, ma tean, et ta tajub, et ma olen edukas inimene. Et see on juba see, kus me sellist positiivset näidet neile just nimelt anname. Aga kas te nagu ise tunnete seda võib-olla vastutust, et mina kui meesõpetaja, et ma pean seda meesõpetaja mainet tõstma või üldse õpetajate, noorte õpetajate, nagu sa ütlesid, et mul võiks tulla ka siia noored naiskolleegid tööl, on ju, et meil on nagu noori inimesi vaja, et nad tegelikult tulevad, aga ma saan aru, et probleem on selles, et nad lähevad ka kiiresti ära, et nad on võib-olla aastakese 2, nad näevad, et see töö on raske, on ju, võib-olla see palk seal mängib seda rolli, et just see nagu mure on, nad ikkagi valivad midagi muud, et te olete, ma saan aru, Eerik, sina oled 2 aastat töötanud, kui kaua sina oled? 4.
Et ja ma saan aru, et praegu on plaan nagu edasi jääda, et just võib-olla mis nagu selles osas mõtted on, et kas oma tööga selline vastutusel võtta, et ma pean seda positiivset kuvandit tekitama, hoidma. See ei ole ainult meie töö, selle peale mõtleb kogu kool samuti, näiteks meil on kavas, ma loodan, et see läbi läheb, meil on kavas selline klausel lisada, et kui meile tuleb noor õpetaja esimest aastat õppima või õpetama, siis tema koormus on natuke väiksem, aga palgatase sama. Seega, et tal on rohkem aega, ta ei saa kõige raskemaid klasse, ta ei saa kõige keerulisemaid või ta ei saa nii suurt koormust, ta ei saa kohe kõiki lisatööülesandeid. Et ma arvan, et miks teatud õpetajad lähevad varakult ära või nad peavad 1-2 aastat vastu ja põlevad siis läbi, on võib-olla see, et nad saavad kohe selle suure kuhja endale kohe kanda. Et ma arvan, et see ei ole ainult ka meie asi, et meie siin Indrekuga sellist positiivset kuvandit püüame luua. Me teeme seda niikuinii kogu aeg. Vähemalt mina tajun, et ma arvan, et Indrek teeb ka seda samamoodi. Isegi kui me ei mõtle seda teadlikult, siis see, mida me igapäevaselt teeme, head tööd, sellega me niikuinii seda kuvandit ka loome. Aga selle peale, et miks õpetajad läbi põlevad, eriti noored õpetajad, selle peale ei mõtle meie ainult kui et õpetajad, selle peale mõtleb juhtkond, selle peale mõtleb direktor kõige kõrgemal tasandil ja veel siit tasandil kõrgematel edasi, et selle nimel tehakse tööd. Et ma tunnen, et me liigume tegelikult, mina isiklikult tunnen, et me liigume õigetes suunades. Kõik see, mida ma kuulen, mis on plaani võetud, kavasse võetud, arengusse võetud sisse, need on pisikesed sammud küll, aga õiges suunas. Ja üks asi, mis on hea, Eesti on väike, siin on neid nii-öelda samme lihtsam vastu võtta. Sest et ma olen ka õppinud USA-s, ka töötanud USA-s ja nähes seda haridussüsteemi, mis seal on, kuidas see on niivõrd jõhker bürokraatia kadalipp, et midagi kas nüüd muuta või tuua või teha või nii, et mina ütlen, et ülihea on olla Eestis, ülihea on olla õpetaja ja ülihea on olla ka meesõpetaja. Olles ise klassijuhataja, mulle tundub kusjuures, et enamus minu energiat läheb selle klassi juhatamise peale ja siis mõtled oma kontakttundide peale ja palju siis jääb aega, et kõige selle muuga tegeleda ja et kuidas teiega on, kas olete klassijuhatajad, plaanite saada klassijuhatajaks? Minu klass lõpetas möödunud kevadel ja sellega seoses mul oleks ka üks tore lugu rääkida. Ükski mu sõber või tuttav ei hoiatanud või otseselt ei mõistnud hukka seda, et ma õpetajaks lähen. Tehti küll umbes sellist nagu, et jah, oleks võinud ju midagi muud, aga sind see ajalugu huvitab, et hea küll, mis me ikka sinuga. Aga oli küll üks selge asi, mille eest mind hoiatati. Hea küll, kui sa sinna kooli lähed, siis mine sinna. Aga ära jumala eest klassijuhatajaks hakka. Tee, mis sa teed, aga ära hakka klassijuhatajaks, sest see lihtsalt tähendab nii palju mingisugust asja, mille eest, laias lastus sulle eriti midagi ei anta. Ja saabusin siis minagi siia Poskasse ja olin siin juba mõnda aega midagi teinud ja siis niimoodi poole aasta pealt ikkagi kuidagi klassijuhatajaks ma sain. ja põhimõtteliselt kõige sellega, mida siin just praegu välja käidi, saab ainult nõustuda, et seda aega selleks, et puudujaid taga ajada, vanematega suhelda, aineõpetajatega suhelda, mingeid klassireise organiseerida, ühisüritusteks inimesi kohale kuidagi suunata ja mingit programmi ühiselt paika panna. See nõuab nii tohutult aega ja siis selle eest antakse sulle lõppkokkuvõttes mingi 100 eurot. Aga see 100 eurot kokkuvõttes ei olegi see kõige põhilisem. Ma pean ausalt öeldes ütlema, et klassijuhatajana vaata, et selle kõige suurema tasu lõppkokkuvõttes sain ma siis, kui see klass lõpuks lõpetas ja siis selle lõpuaktuse eel ja ajal ja siis järel erinevaid toredaid sõnu sai kuulda ja siis ka nii-öelda mingisuguseid esemeid mälestuseks, et mul oli väga tore klass, nad iga aasta kinkisid mulle uue lipsu. Üks aasta nad kinkisid isegi 2 lipsu. Klassijuhataja tegevusel et seda emotsionaalset tasu, kui asi läheb hästi, et seda on päris palju. Et see aeg, mil ma nüüd klassijuhataja esimest korda olen olnud, siis see on õpetanud mind rohkem kui ikka väga mitu kursust ülikoolis või aastat ülikoolis, kõik need asjad kokku. Et see klassijuhataja oli tegelikkuses üks uks, mille ma tahtsin kindlasti veel lahti avada.
et saada sellest õpetajast veel terviklikumat pilti ja see uks tuli ikka väga suure prauhti põmdiga lahti ja sai selle asja kukile ja kuklasse. Aga ma ei vaata seda mingil moel negatiivsena, vaid see on jälle lihtsalt siuke koht, kus mina isiklikult õpetajana professionaalselt saan areneda. Et noore õpetajana kohe klassijuhatajaks saada tõepoolest on väljakutse, aga ma jään siis vaikselt ootama ja lootma seda, et nii mina kui õpilased kasvame koos ja me toetame teineteist lõpuni. Aga aitäh, Eerik, aitäh, Indrek, teiega oli väga tore juttu ajada. Aitäh, see oli äärmiselt meeldiv kogemus samuti. Ütlen omalt poolt siia, et meesõpetaja olla on ääretult äge. Mulle see väga meeldib ning ma eeldan ja näen ka seda, et tulevikus on minusuguseid rohkem. Tänan meeldiva vestluse eest, alati on väga huvitav kellegiga vestelda armsatel teemadel, aga kes siis oskavad sellele võib-olla mingisuguse muu mõõtme mõnest muust koolist juurde tuua. Eeriku reklaamlauset siin kuidagi üle trumbata on keeruline ja ei olegi vaja. Sellele kõigele tuleb lihtsalt minu poolt üks allkiri lisaks. Järgmise korrani. Kuulmiseni!